okei, see on suur, aga siin ei ole inimene. Mis saade meil on? Põhimõtteliselt Japan Expo sissepääs või esimene saal, me oleme juba tund aega kõndinud. Siin peaksid olema järjekorrad. Õnneks neid enam ei ole. Võib-olla neid pole kunagi olnudki. Aga me peame kõndima päris pika labürindi läbi. Jody ju pole ammu näinud. Joe. Siin on järsku meeletult palju inimesi. Jõudsime lõpuks Bienvenue à Paris! Okei, keegi ei kuulnud. Me jõudsime lõpuks Pariisi ja see peaks olema see maja, kus me täna magame. Kus me peame kellegi sisse smugeldama. Ja me ootame, kuni Asko ja Piiu seal majandavad. Pärast me lähme, mida me tahame Pariisist? Ma ei tea, inimesed liigub kiiresti, sest Pariis on kõige lahedam linn maailmas. Mida sina tahad Pariisist? Okei. See alustab M-tähega. Jah, see algab M-tähega. Õlu ja alga M-tähega. Okei. Igatahes me tahame siit McBaguette ja õlut. Ma ei tea, kas prantslased joovad õlut. Äkki me peame veini jooma? Nad teevad õlut küll. Okei, nad teevad õlut. Nad teevad juustu ka. Nad teevad juustu ka, nii et me sööme McBaguetti juustu ja õlut. Või õigemini teie sööte, sest mingid pruunlased varastasime rahakoti ära. Jaa, Rihol pole poppi. Rihol pole dokumente, Rihol pole juhilube, Rihol pole pangakaarte. Sest pruunlased! Rihol pole paroolikarte, Rihol pole ID-kaarte, Rihol pole juhilube, Rihol pole raha, Rihol pole sente, Rihol pole... Ja mul oli rahakotis üks kondoom ka veel. Mitte, et sul oleks seda vajale. Ahoo! Tere tulemast Pariisi. Me oleme kuskil Pariisi vaikses äärelinnas ja see siin on meie maja. Palun astuge sisse. See ei ole meie hostel ega meie korter, et see on reaalselt meie maja. Keegi elab seal kõrval, aga meid ei sega, me ei neidist, aga astuge sisse, meil on siin köök, viidab süüa. Kas see kõigil loom siia sisse? Oma televiisor võib-olla, kes saab jaastuse ja meil on siin 3 tuba. Esimene tuba, teine tuba ja 3. tuba. Ja teate, mis kõige parem on? Kõige parem on see, et see on odavam kui eelmine hostel. See on odavam kui üle-eelmine hostel. Ja see on odavam kui see Poola hotell vist ka. Mis seal on? Või natuke kallim. Siin on vain. Oh my god! Suurim valamu ever. Meil on vain. Kui kaugele peab siit minema, et ära näha 2 teatavasti kõige suuremat Pariisi vaatamisväärsust, mis on McBaguette ja Eiffel Tower. No, aknast ei paistnud, ma vaatasin. Ma olen pettunud, ma arvasin, et Pariisis on kõikil aknast näha Eiffeli Tower. Me oleme nii kaugel, et me oleme peaaegu Pariisist väljas. Okei. Öeldakse, et metroo tuleb umbes siia samasse. Ehk siis meil on mingi 100 meetrit kõndida metroo peale minna. Me oleme tõenäoliselt 100 kilomeetrit Eiffeli tornist. Või 50 või midagi. Eestis oleks see teises linnas siis. See ongi nagu teine linn. See on mingi väike linn. Isikene, nagu Monsertsed inimesed. Nagu Monsist. Ja siis siia tuleb metroo. Ma on täiesti nagu arusaama. Ja kui kaua see metroo sõidab sinna kesklinna? 20 minutit. See tuleb metroo, mis sõidab 20 minutit kesklinna. Nagu kesklinna. Tere, Asko. Stopa, mis saade meil on? Pikksaia lood, vol 1. Kus me oleme? Me oleme Pariisi metroos praegu.
me õpime kogemust. kui palju siin õhku on ja ruumi? siin on väga õhku, natuke rohkem ruumi, sellepärast et õhk on üleval. Tegelikult oota, võib-olla õhk ja ruum on üleval, aga mind see ei aita eriti Ma praegu. tahtsin öelda, et me oleme jõudnud taaskehastumiseni. Me saime õhtuseks sprotte ja nüüd me oleme ise sprotid. Puudu on ainult tomatikaste. Me oleme jõudnud Pariisi suurimasse raamatukokku. Võib-olla mitte suurimasse, aga jää vait. Nagu näete, siis siin seisab päris mitu kohalikku, võib-olla ka mitte kohalikku inimest, kes lihtsalt kõik seisavad ja loevad raamatut selle ehitise poole. Sellest happeningust ma võin eeldada ainult, et see... Mida? Mis seal on? Mis seal üleval on? Mis seal üleval on? kuldne väravassi nikerdustega, milles inimesed loevad. Jah, igatahes selle happeningu, selle käitumise järgi ma saan eeldada ainult, et tegu on Mekkaga. Ma ei tea, tundub nii. Mida sa pildistad? Ma pildistan kohalikke liiklusmärke. Kuhu on lisatud igasugused folkloorist pärinevad maalingud ja tekstid, näiteks seal. Jaa. Kas sa tead, mis film see on? Seal on Mis saab? kujud, seal on näiteks paljas mees hobuse seljas, kes ratsutades seda hobust pähe pussitab. Täiesti normaalne. Ja siis kõik need risti hoidvad mehed, kas nad nagu ei tea, et nad äkki solvavad Jeesust sellega, et nad risti hoiavad. Sa võrdled kõiki neid linnasid, kus me nüüdseks käinud oleme, siis kuidas Pariis nagu nende teistega võrreldes, millise mulje sulle jätnud on? Pariis on kuidagi selline kuldne keskmine põhimõtteliselt, et nagu ma juba ütlesin, et Mons oli minu arust natukene ilusam, sellepärast et siin on päris palju selliseid tavalisi maju, et on vähe, et inimesed elavad ja teevad asju siin. Amsterdam oli selline, ma ei tea, valjem ja nagu kind of lõbusam või mis iganes. No Berliin oli kusagil sama kantidel cool. Nii et chill. Mis sa ostsid endale? Ma ei ole kindel, aga see nägi välja nagu see oleks lahe. Söö see ära, ütle kui hea see on. Te saate jälgida, mis nägu ma teen, kui ma seda söön. Ma kõigepealt nuusutan. Millest see tehtud on? Asjast. See on kusjuures päris mitte halb. Päris. Okei, ma väga palju rohkem ei taha. See on nagu söörikumasinasse oleks moosi pandud lihtsalt. Oh my god, mis asja. See kleepub. See on tehtud magusast. Jaa. Mingi 8% suhkur vist. See on üldse halb. See on hea. Nii, nüüd ma olen valmis ükskõik kuhu maha istuma. Kuhu me lähme? Otsime kohta, kus juua õlut. Ja selle peaks ära jooma. Nastja, räägi, mis saates me oleme. me oleme saates, me lõppude lõpuks istusime maha ja valime õlut. Stefan, kommenteeri seda olukorda. Kas see tähendab õlu? Jah. Okei. Pool liitrit õlut maksab siin kõige odavam 8 €. 25 tselli on kõige odavam 4,30. Kõlab nagu päris hinnad. Rohkem kommentaari pole või? Kõlab nagu päris hinnad. Mudel õlli. Pariisi. Okei, siis küll. Noh. Joo ja jaura, aga Pariisis. Vede. Mida sa just teada said? Et Hispaanias on 37 kraadi. Saab ainult hästi lõppeda. Kuhu me lähme? Me lähme otsima Eiffel Tower. Mida see kuju sulle sümboliseerib seal? Kui ma vaatan selle kuju esimest poolt, siis ma näen mingit tüüpi. Kui ma näen selle kuju nagu keskmist poolt, keskmist osa, siis ma näen, et see tüüp on mingi hobuse või nagu sarnase kabjalise omale sisse istunud. Tal ei ole kappi, tal on jalad. Ai, mine persse. Igatahes, kui ma... Okei. Ja kui ma vaatan selle kuju tagumist poolt, siis ma näen, et see Tal on püksid jalas see tagumise asi poolel. ei ole On jääb küll. Okei, on omale püksid peale istunud ja siis mingi... Mis asi see on? Golfikepid. Golfikepid, jah, golfikepid on sisse istunud. Kunst. Räägi, Piu, mis saates me oleme ja kuhu me läheme või Asko aita? Okei, me oleme selles saates, et me oleme Pariisis ja me ei leia Eiffel torni praegu.
nagu Eiffeli torn peaks olema igast aknast nähtav Pariisis. Filmide järgi on. Me oleme praegu pool tundi ringi käinud ja pole kordagi Eiffeli torni näinud. Midagi on Me ei valesti. tea, kus see on. Midagi on valesti. Me ei ole vist Pariisis. Kus me võime veel olla? Ma arvan, me oleme kuskil Lätis või midagi. Äkki Matrix... See on tegelikult Riiga. no Heal juhul Vilnius. kommenteerid seda, et me oleme jõudnud Pirogovile. Ma ütleks, et arvestus alkoholi vastu on universaalne, rahvusvaheline ja uniseks. Kõnnime me Pariisi tänavatel. Leidsime juures Eiffeli tornid peaaegu varsti näitame. Ja siis lihtsalt tavaline tänav, mingid autod sõidavad Ja inimesed. siis on mõeldud, äkki autol on janu. Paneme siia tankla. Keset mitte midagi. Ja Mis asi see sinna ehitatud on? see on väga kuulus Pariisi toigas. Seda nimetatakse Eiffeli toikaks, torniks, pulgaks. Postiks. Postiks, Eiffeli postiks. Siin on biro põhimõtteliselt. Päris üllatav. Mingid tüübid käivad siin ringi, müüvad õlut ja veini ja asja. Ja... Nii et suht chill koht ja kõik puud on kandilised. Topa, ole palun nii kena ja tee meie Pariisi õhtust kokkuvõtte. Noh, meie nägime 2 sellist tähtsat asja ja siis mõned vähem tähtsamad asjad jäime õlut ja asju. Tiiu nägi rohkem tähtsaid asju. Ma ei tea, kas ta õlut jäi. Ma jõin ühe apelsini maha. Tõi ühe apelsini maha. Ja tegi palju pilte ja ütles, et Moulin Rouge on pisike. Päris väike on. Töökats. Töökats. Vot. Nüüd mingid inimesed on duši all. Mina naudin seda, et mu jalad ei ole nagu mingis vanglas enam. Ehk siis, ja me istume siin ja joome veini. Pidu.